Head vennad ja õed Kristuses, kaastöölised Jumala riigis. Täna me tegeleme ühe koguduse elu keerulisema probleemiga, aga ka paratamatu väljakutsega. See on koguduse distsipliini ja liikmeskonnast väljaarvamise küsimusega. See on teema, mis on seotud otseselt meie vaimuliku tervisega ja ka koguduse vaimuliku tervisega. Kogudus võib surra kahel viisil. Siis, kui see muutub halastamatuks kohtusaaliks ja ka siis, kui ta muutub piirideta ootesaaliks, kus valitseb moraalne hägusus. Kuidas leida tasakaal, et osata patu pärast nutta, kuid samas ka eksinuid armastusega kohelda? Vaatame täna ühiselt, kuidas selle teema käsitlus on kujunenud pühakirjas, meie baptistlikus ajaloos ning milliseid hingehoidlikke printsiipe peaksime täna rakendama. Ma ei too siin selles ettekandes palju kirjakohti, meil on need enamasti piiblis ka teada ja tuntud, aga need üldprintsiibid pühakirja tekstide valguses toome välja. Vaatame kõigepealt, kuidas seda teemat käsitleb Vana Testament. Peame kohe ütlema, et piiblis on koguduse ehk distsipliini teema läbinud tähelepanuväärse ajaloolise arengu. Kui Vanas Testamendis kedagi kogukonnast välja heideti, siis ei olnud see lihtsalt sotsiaalne akt, vaid sügavalt teoloogiline ja ka eksistentsiaalne sündmus. Kuna Iisraeli rahva identiteet rajanes lepingul Jumalaga, siis tähendas kogukonnast eemaldamine sisuliselt elu kandvast keskkonnast lahti lõikamist. Ära valitud rahvas pidi olema püha ja see tähendas positiivset eraldatust Jumalale. Raskete pattude nagu usu salgamise, lepingu märkide eiramine, näiteks hingamispäeva mittepühitsemine või moraalse või ka rituaalse rüveduse puhul rakendati negatiivselt programmi eraldamist. Väljaheitmine toimus erinevatel tasanditel, see võis olla ajutine karantiin ehk nidui, nagu heebrea keel seda ütleb, see on siis väljaspoole leeri panemine, kuid raskematel juhtumitel võis see tähendada ka varade konfiskeerimist ja surmanuhtlust. Kividega surnuks viskamine polnud lihtsalt kättemaks. Selle eesmärgiks oli kurja kõrvaldamine Iisraeli keskelt. Selleks, et säästa ülejäänud rahvast kollektiivsest süüst ja Jumala vihast. Karistamine polnud muidugi suvaline, alati nõuti vähemalt 2 või 3 tunnistajat. Põhjalikku uurimist rahva vanemate poolt ja enamasti ka eelnevat hoiatust. Vana Testamendi karistused on vägagi värvikad ja kaasajal seetõttu ka üsna raskelt mõistetavad. Kuid avades Uue Testamendi, näeme, et kohtumõistmine on muutunud hingehoidlikku taastamist taotlevaks praktikaks. Iisraeli riiklik teokraatlik surve asendub koguduse sisemise eneseregulatsiooniga. Kogudusliku distsipliini esmaseks eesmärgiks kujuneb hingede päästmine ja koguduse vaimse tervise hoidmine. Jeesus annab meile Mattuse evangeeliumi 18. peatükis selge 3-astmelise menetlusviisi, et vältida eksinu ülekohtust või asjatult avalikku häbistamist. Esmalt siis 4 silmavestlus, seejärel tunnistajate kaasamine ning alles viimase sammuna koguduse ette toomine.
kui inimene ka siis meelt ei paranda, tuleb temasse suhtuda kui paganasse ja tölnerisse ehk inimesse, kes asub väljaspool lepingut. Apostel Paulus liigub siin veelgi kaugemale. Ta kirjutab Korintuse kogudusele olukorras, kus koguduse liige elas skandaalses patus ja nõuab selle inimese saatanale loovutamist. Seda ei saa maadelda ka vihkamise aktina, vaid väga range vaimse karantiini kehtestamisena. Raskelt patustanu tõugatakse siin Jumala kaitsva väe piirkonnast maailma tagasi. Selle isolatsiooni eesmärk on, et ta võiks meeleparandusele tulla. Sellise karistuse sotsiaalne mõõde oli muidugi ränk. Näiteks ei tohtinud sellise inimesega isegi koos süüa. Kuid erinevalt Vanatestamendi lõplikust hukkamisest on Uue Testamendi distsipliin ikkagi pedagoogiline. Niipea kui välja heidetu näitab kahetsust, peab kogudus ta viivitamatult tagasi võtma, andestama ja julgustama. Et suur kurvastus teda ära ei neelaks, nagu Paulus ütleb. Koguduse uks jääb meeleparandajale alati seespoolt avatuks. Et kui me nüüd võrdleme, siis Vanatestamendi ajastul on nagu see karistus selle printsiibiga rohkem seotud, et silm silma, hammas hamba vastu, sina tegid pattu, sa sai vastava karistuse, aga Uues Testamendis ja nüüd juba sealt lähtuvalt ka pilguga Vanatestamendile märkame me siiski, et Jumala distsiplineerib, juhtib, hea karistuslik juhtimine tegelikult on, võiks ütelda nii, kaldu halastuse ja taastamise suunas. Vaatleme nüüd Eesti baptismi pärandit ja kaasaegset reaalsust. 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi esimese poole Eesti baptismi arusaam pühast elust oli tihedalt läbi põimunud pietistliku vennaste koguduse ja anglo-Ameerika puritaanluse pärandiga. Olla baptist tähendas radikaalset pöördumist ja kogudus oli uuesti sündinud uslike püha osadus ja piire maailmaga püüti hoida võimalikult selgena. Sellised ilmalikud elumärgid nagu suitsetamine, alkohol, tantsimine, ehted, ilmalikest pidustustest osavõtmine võisid viia leivamurdmise osadusest kõrvale panekuni. Samas hoiti teoloogiliselt olulist joont, kogudus ei karista, vaid fikseerib fakti, et inimene on ise oma tegudega enda osadusest välja arvanud. Et see vastutus nii-öelda langeb sellele inimesele, kes ta oli ise kogudusse oma usu peale ja meeleparanduse peale tulnud, ristitud, aga ta ise kannab ka vastutust. Kaasajal oleme jõudnud hoopis teistsugusesse olukorda. Koguduslik praktika on muutunud üle maailma ja ka Eestis oluliselt leebemaks. Avaliku kogudusest väljapanekut sisuliselt enam ei toimu. Domineerivaks on muutunud niinimetatud vaikne lahkumine. Pikaajaliselt kogudusest eemale jäänud inimesed lihtsalt kustutatakse nimekirjast või märgitakse passiivseteks liikmeteks. Mitmed küsimused, mis varem tõid kaasa kohese distsiplinaarse menetluse, näiteks lahutus või vaba abielu, on liikunud pastoraalse nõustamise valdkonda. See on nihutanud rõhuasetuse kollektiivselt vastutuselt pastorile või hingehoidjatele laiemalt. Nii on toimunud ka küsimuse asetuses. Kui varem küsiti, kuidas hoida kogudus puhas, hoida seda pühade osadusena, siis nüüd küsitakse,
kuidas hoida inimesi alles, et nad ära ei kaoks. Kuigi viimane lähenemine on vaieldamatult inimsõbralikum ja hingehoidlikum, kaasneb sellega sageli ka piiride kadumine ja moraalne hägusus. Baptistlik teoloogiaga ütleb jätkuvalt, et kogudus on vabatahtlik lepinguline ühendus. Kui lepingut teadlikult rikutakse, siis on kogudusel oma vaimuliku usutavuse säilitamiseks kohustus ka reageerida. Järgnevalt nimetan 4 praktilist põhimõtet tänastele koguduste töötegijatele. Kuidas juhtida kogudust nii, et kogudus ei muutuks hukkamõistvaks kohtusaaliks ega ka mitte piirideta ootesaaliks? Järgnevad põhimõtted tulenevad pühakirjast ja erinevate kirikute sajandite pikkusest kogemusest. Esiteks, kogudusliku distsipliini rakendamine ei ole kättemaks, vaid teraapia ja seejuures väga radikaalne teraapia. Osaduse piiramine on eelkõige vaimne ravi. See on nagu intensiivravi algus. See ei ole suhte lõpetamine, vaid selle eesmärk on eelkõige hinge päästmine ja taastumine. Pastori ja tema abiliste ülesanne on seda tervenemist hingehoidlikult toetada. Nii et mitte siis nii, et pole inimest, pole probleemi, vaid vastupidi, et kui me eraldame inimese koguduse kas leibamurdmise osadusest või ka nimekirjas, siis tegelikult pastoril ja tema abilistel on nagu mitmekordne vastutus ikkagi nende inimestega edasi tegeleda, et see tervenemine saaks hakata toimuma. Teiseks, kogudusliku distsipliini rakendades tuleb kaitsta isiku väärikust ja privaatsust. Vältida tuleks mineviku vigu, kus eksinuid avalikult häbistati või tühistati. Alustada tuleks alati hingehoidlikest neljasõimavestlustest. Avalik koguduse ees probleemide lahendamine saab olla viimane ja vältimatu vahend või vahel ka lihtsalt koguduse informeerimine teatud olukorrast ja põhjustest, miks just nii koguduse juhatus või pastor on otsustanud reageerida. Kolmandaks, kogudusliku distsipliini rakendamisel peaks valitsema protseduuriline selgus. Selged reeglid ei ole bürokraatia, vaid inimese ja koguduse enda kaitse. Sellised reeglid kaitsevad inimesi emotsionaalsete rünnakute ja enamuse või üksikute arvamusliidrite hinnangute eest. Süüdistused peavad alati toetuma tunnistajatele ning igal inimesel on õigus end kaitsta ja meelt parandada. Neljandaks, evangeelium on alati tähtsam kui seadused. Niipea kui eksinu siiralt kahetseb, peame rakendama evangeeliumi. Pole harv juhus, kus pärast leppimist jääb ikkagi õhku vaikne usaldamatus, kuid piibel eeldab et andestus on täielik ja tingimusteta. Meelt parandanud venda või õde tuleb armastuses julgustada. Lõpetan tõdemusega, distsipliin ilma armastuseta on vägivald ja armastus ilma tõeta viib lagunemiseni. Meie ülesanne on mõlemat silmas pidada ja rakendada. Lõpuks mõned küsimused järele mõtlemiseks ja aruteluks. Esiteks, kas meie koguduse tänane distsiplinaarne praktika on puhtalt juriidiline või on selle fookus hingehoidlikul vaimsel taastamisel ja intensiivravil nii-öelda? Teiseks, kuidas tagada, et kogudus ei muutuks kohtusaaliks, aga samas me ei manduks ka piirideta ootesaaliks? Ja kolmandaks, milliste eksimuste puhul peaksime täna algatama osaduse piiramise protsessi ja kuidas teha seda nii privaatselt ja väärikalt,
et eesmärk oleks alati inimese Kristusele tagasivõitmine. Soovin, head vennad ja õed, seda järelemõtlemise aega ja võib-olla sellest tänasest ettekandest sünnib ka midagi üldisemat, ühtlustavamat meie koguduste praktikas.